nii, ma sõidan nüüd juba Juuksurisse, et sain Leo aretasin ekstra ülesse, et ma saaksin ta ära toita enne minekut ja nüüd ma siis sõidan kesklinna. Vot, nii et saab lõpuks oma juuksed korda. No nii, ma olen tagasi nüüd Juuksurist juba nagu mingi tund-kaks, aga sellised näevad siis, kui juuksed välja, olen nüüd blond ja nüüd hakkasin just süüa tegema, panin riisi keema ja nüüd teen need kanad siin, maitsistan ära, panni peal pruunistan ära ja panen ahju, nii et siis saab selline kerge õhtusöök ja siis pärast panen riisiga ära. On uus päeval olnud ja ma nüüd jalutan Leoga jälle õues. Lähen oma õele vastu ja käime poes ja siis küpsetame küpsiseid. Vot. Me oleme nüüd tagasi kodus. Leo magab siin õues. Nii et loodame, et see on nüüd kestab veidikene kauem kui pool tundi, sest nüüd just saigi pool tundi läbi, et loodame. Nüüd on aeg teha küpsised. Meil on veidi segadus siin, aga peale vahet. See retsept siis mingi. Ma panen alla seda retsepti kirjeldusse, siis te teate. Mina ise ei pea küpsiseid tegema, selleks on mul õde, kes siin teeb küpsiseid. Ja Leo mängib oma karukesega. Ja laliseb siin. Tegi ilusa 2-tunnise unega. Et mingi tund natukene peale lasin õues tal tududa ja siis tõin tuppa. Sest ma kartsin, tal hakkab külm. No nii, vahepeal me pesime Leo ära, andsin talle süüa ja nüüd üritan teda magama saada ja küpsised ka valmivad siin. Varsti on valmis ja siis ma hakkan õhtusöögiga tegelema. Nii et palju tegemist. Loodetavasti jätta tuttu. Niimoodi nagu peab. Nii, toit valmib kohe valmis. Need on viimased ja ahjukartul. Ei, me kuuske ja vaatame üksinda kodus 2. Ja siis teine väga jõulu pärast kukesene kissi. Muidugi. Nii ilus. Tere hommikust, täna on siis 17 või 18, et ma vaatan. 18. detsember. Lähme siis Leo poisiga sinna perearsti juurde. Kell 1 siis on aeg, praegu kell 9:40. Ärkasime siis mingi
no niimoodi, et 7 läbi natukene, siis ta oli umbes 40 minutit üleval ja siis läks esimesse nagu unne. Mul praegu suht crazy'd juuksed, aga vahet ei ole. Ja eile ma mingi väikse klipi tegin, panime kuuse ülesse, et siin see selline siis meil ta on. Siin on ju, me ostsime mega pika selle või paljude leedidega selle riba ja siis nüüd on seal all meil seal mega palju seda. Aga selline nunnu, väike kuusekene on meil nüüd. Ja siis Leo nüüd ma ei tea, no ma üritan siis nüüd taktikat, et vaatame, et kui ma jätan üldse need gaasirohu ära, et kas ta saab hakkama või on asi ikkagi väga hull. Praegu tänane oli hullem kui eilne, et eile ma mingi õhtupoole enam ei, või tähendab, üleeile ma õhtupoole enam ei andnud talle gaasirohtu. Ja siis öö ei olnud väga hull, oli selline tavapärane, aga täna juba oli nagu veits selline hullem. Et vaatame edasi, et kuidas läheb. Ma ei tea, see gaasirohu ei võta nagu päris gaasi ära ka. Või ta ei, see põhimõte vist ei olegi see, et ta võtaks gaasid ära, vaid pigem, et ta teeks neid mull nagu väiksemaks. Et oleks siis lihtsam pulksukesi välja saada. Aga nagu mõtlen, et äkki kui ta kasutabki, või kui me kasutamegi ainult seda gaasirohtu, et äkki siis ta lihtsalt muutubki mega laisaks ja ei viitsigi enam puntada. Ja seepärast ma mõtlengi, et äkki proovib. Et teeme selline proovi järgi. Yeah. Yeah. Proovime, kas ju gaasikesed lähevad ära. Noh, Riia seda tõue ja. Siis ma eile tõin paki automaatist siis sellega Leole, et selle panin siia vee sisse ja siis ta saab siin näppida ja vaadata. No selles mõttes, et praegu ta vist väga ei paku huvi see nii palju, aga eks vaatab. Äkki natuke aja pärast juba pakub huvi rohkem. No nii, olen nüüd Leo ära toitnud, ise ühe võiku söönud, et tegin endale selle peanut butter jelly võiku, siis Leoga harjutusi teinud, nüüd vaatan YouTube'i ja siis varsti peaks tulema Rimi see, oota, pane veits. Varsti peaks tulema Rimi tellimus, et poe tellimus, siis ma saan selle ära pakkida ja tegelikult peaks kööki ka koristama, sest seal on ka selline sitamaja, et täitsa juba. Ja enne köögi koristamist peab muidugi Leo magama saama, sest tekib üleväsimus. Eks Leo? Jah, üleväsimus tekib. Üleväsimus tekib seal. Jah. Naeratab siin mulle vastu. Jah, aga jah. Okei, ma siis tegutsen edasi ja näitan teile, kui Rimi tuleb, et mis ma siis kõik kokku tellisin eile. Nii, see Rimi pakk tuli nüüd. Tein siin väikse hauleisiid, praegu on sügavimutatud asjad. Tellisin siis sellise köögiviljasegu läätsedega, kõik olid köögiviljasegu läätsedega. Siis 2 pakki brokkolit, siis need vaniljanis jätsid soodukaga, nii et ma võtsin 2 vaniljaama, 2 šokolaadiama ja 1 pakki pelmeene. Sellised on need sügavkuumased siis. Siin on ülejäänud kõik, et võtsin ka seda klaasipuhastusvahendit ja siis on siin palju stuffi. Muidugi jõudis see pakk kõige paremal ajal, kui ma tahtsin just Leod hakata magama panema. Riio jäta.
nagu näha, võtsin siin kodujuustusi, võtsin neid kalapulki, juustu, tegin selle ühe, võtsin selle, mis ongi nüüd suure kana, siis porgandit, siis mul kutt tahtis veri käkki, siis võtsin selle, siis siin on veel juustu, sinki, erinevad mingid kohukesi, kanaliha, siis võid, kaerapiima, sinepit, siis need kaerahelbed olid soodukaga, nii et võtsin neid, olid need ka soodukaga ja said just otsa, võtsin siis neid, makarone erinevaid, puljongid kartult, siis pasteeti, saia, leiba ja jahu ja see ongi kõik. Ja siis see kõik kokku läkski mingi pea 70 eurot. Vot. Ma nüüd pakin jõulukingitusi, et tellisin on kutile siis sellise asja, et nagu kindlad, kus on tulekesed küljes. Nüüd ma hakkan siis ära pakkima neid. Täna ongi nagu üritan pakkida mingeid asju, et ülehomme on jõulud ja siis on juba hilja. Nii et on aeg pakkida. Üks on valmis. Ja siin on üks valmib ja siis seal on asjad kõik veel, mis on lähevad pakkimisele ja siis siin kotis on ka veel segasumusu, mida ütleks. Riia, mis teed?